inimese sissetulek on see, mis ta enda töö ja tegemiste eest teenib. Sissetulek võib olla palk. Samuti võib sissetulek olla toetus, mida maksab riik. Nende toetuste hulgas on näiteks lapsetoetus, puudega inimeste toetus ja pension. Toetusi võib olla lisaks veel mitut liiki. Sissetulek võib olla ka kodu väljaüürimisest, oma valmistatud käsitöö müügist või investeerimisest ja dividendidest. Ettevõtjad teenivad tulu oma ettevõttelt. Seega on sissetulek inimese tulu, mis tema pangakontole laekub. Sissetuleku juures vaadatakse inimese kõiki tulusid. Tulusid saavaid inimesi on palju rohkem kui ainult palka saavaid inimesi. Lisaks saab osa inimestest nii palka kui ka muid tulusid. Sissetulekute lõhe näitab seda, kuidas erinevate ühiskonnagruppide sissetulekud erinevad. Seda uuritakse selleks, et saada teada, kas ja miks erinevad näiteks naiste ja meeste või vanade ja noorte või eestlaste ja venelaste või maa- ja linnainimeste sissetulekud. Eriti tähelepanelikult uuritakse seda, kas sissetulekute erinevus sõltub inimese enda püüdlustest ja tahtest või oleneb sissetulek tema soost, rahvusest või mõnest muust asjast, mida inimene ise muuta ei saa. Eestis on meeste sissetulekud suuremad kui naistel. Teiste Euroopa liikmesriikidega võrreldes on meil sooline sissetulekute lõhe veidi väiksem kui Euroopa Liidus keskmiselt. Sissetulekute lõhe tähendab, et naised on keskmiselt suuremas vaesuse riskis. Vaesuse vähendamiseks on hea teada, milliseid lahendusi teadlased välja pakuvad.